ongi see sinu 6 numbrit väike king, millest sa nagu loobuda ei raatsi, on ju. ja teine, et sul on hästi palju ideid, hästi palju mõtteid ja mulle tundub nagu, et tervise koha pealt peaksid sa õppima. Meie vanasti oli selline teadmine, kui mina olin veel koolis, et ajurakud ei uuene, et me sünnime nagu teatud koguse ajurakkudega ja nendega me peame kogu elu läbi ajama ja kui me joome ja suitsetame, siis nad ainult nagu hävivad ja uusi kuskilt juurde ei tule. Tegelikult see ei ole tõde, tegelikult ajurakud uuenevad, aga sellel on üks tingimus, me peame nagu kasutama neid, me peame arendama, õppima ja aju ikkagi juhib meie kehaprotsesse ja kõik nagu ka meie tervise teemad, hästi paljud saavad sealt alguse, kui mitte kõik. Siis õpi, arenda, uuri tervise teemade kohta, kui sul on jälle selline koht nagu, et sa ei tea, kuidas või nagu sa ei oska mingit oma teemat nagu ületada, siis õpi, uuri, jaga, ole nagu uudishimulik ja sul tuleb igasuguseid nagu lahendusi, taipamisi, informatsioon on nagu sinu märksõna tervise teema kohta, on ju. Ja kui sul on kogunenud palju seda informatsiooni, siis järgmisel aastal võib olla see koht, et sa peaksid hakkama jagama hoopis. Et kui sa juba oled õppinud, uurinud, lugenud, saanud teada midagi, mis on nagu uus, mis annab avaramat vaadet ja mis võib teisi ka aidata ja mis võib-olla mingil hetkel aitas sind, siis hakka seda ise välja jagama, et toeta teisi, jaga, tule nagu avalikkuse ette, hakka kõnelema sellest, hakka töötubasid tegema või jaga nagu mingil moel seda informatsiooni ka nendele, kes võib-olla ei ole täna seda taipamist saanud ja kellel ei ole see lambike põlema läinud. Ja teine koht siis mitte ainult mõistust ära kasuta, vaid kasuta ka oma südant, on ju 2 asja, sünkroonsus. Et üks asi, mis võib meid hästi haigeks teha, on see, kui meie süda ja meie pea ei ole sünkroonis. Et me kogeme siis selle psühholoogilise mõistega seda kognitiivset dissonantsi, et meie mõistus tõmbab ühele poole, süda tõmbab teisele poole, on ju. Et ma justkui tean, mis on õige, aga süda ütleb, et ma tahan hoopis sinna teisele poole minna, on ju. Et kasuta neid mõlemat ja katsu saada seal see sünkroonsuse koht kätte. Ja kui need 2 keskust on üliolulised, lähevad harmooniasse, lähevad sünkrooni, siis toimub imeline, maagiline tervenemine lihtsalt iseenesest, on ju. Et kõik nii-öelda, mis sellest disharmooniast on tekkinud, on ju, kõik see psühhosomaatika, see saab tasakaalustada lihtsalt sellest, et me läheme iseendas harmooniasse, on ju. Ja süda on seal kohal hästi oluline tegija, nii nagu meie ajugi. Nii. Siis jõuame suhete teema juurde. Ja suhete aasta tõotab sulle igas mõttes sellist nagu väekat aastat, on ju. Suhetes tõustatub sulle rõõmu, olgu selleks su armastussuhted, partnerlussuhted, sõprussuhted, töökaaslastega suhted, ärisuhted, mis iganes, on ju. Et tõesti 9 tõeliselt õnnelikku kogemust on sulle varuks, 9 erineval moel avab see aasta sulle selliseid rõõmustavaid kogemusi ja südant puudutavaid kogemusi, südant avavaid kogemusi. Hästi oluline roll on ka sellel sõprusel. Või kui see on partnerlus, siis on see tegemist sellise spirituaalse ja hingepartnerlusega, on ju, et teid ei ole kokku viinud, et pigem nagu seda südamerõõmu ei paku sulle mitte selline partnerlus, mis tuleb kokku ainult seksuaalsuse või selle polaarsuse ja füüsilise tõmbeenergia pealt, vaid pigem see nagu hingepartnerlus, spirituaalne partnerlus, hingesuguluse teema, selline rahulik, harmooniline, mitte see kire põletav energia, vaid selline hingerahu täis jagamist, täis sügavaid, sisukaid, õnnestavaid vestlusi. Et pigem nagu su hing ja süda on need, mida sa saad kogeda, läbi mille sa saad kogeda partnerlust ja armastust sellel aastal. Ja isegi kui selles on vähem sellist nagu kirge ja sellist nagu tormi ja see amplituud ei ole siuke nagu suur põlemine, pigem on see siuke nagu
tajutav sellise sügava hinge ja südamerahuna ja õnnetundena, rõõmuna. Ja mingil hetkel on sul vaja kasutada ka seda mõõkade kuningannat ja selle kuninganna mõõk on küll rahumeelne, aga see kuninganna ilmselt peab mingeid otsuseid ja valikuid langetama, et võimalik, et sul on partnerluses suhetes vaja mingid valikud langetada ja see kuninganna on tulnud sind toetama selle valiku tegemisel, nii et see ei peaks sulle raske olema. Ja lihtsalt võib-olla needsamad nagu märksõnad, et siis süda ja just see süda ja spirituaalsus versus siis sihuke lihtsalt selline natuke loomulik ja toores kirg on ju. Et sellel kuningannal siis peaks jaguma tarkust, et teha siis õige valik nagu mille kasuks partnerluses otsustada. Mõõk on rahumeelne, aga mingid asjad on vaja võib-olla läbi lõigata ja mingid asjad siis nagu valida, jätta sõelale siis. Aga see kuningannal on see otsustamise jõud ja vägi olemas, et väga hea otsustaja. Spirituaalsuse, enesearengu, vaimse kasvamise teel näitavad kaardid, et sa lähed nagu midagi jahtima, millegi järele, mingi suurem